Trumpi administratsioon on teatanud millestki hullumeelsest. 30-aastane tuumaenergia koostööleping Saudi Araabiaga. Kõige väärtuslikum tehnoloogia, mida Ameerika suudab pakkuda, läheb nende kätte. 24 tundi pärast selle väljakuulutamist teatab president Trump ka ühest tingimusest. Saudi Araabia võib selle lepingu saada, kuid ainult siis, kui nad ametlikult liituvad Abrahami kokkulepetega ja normaliseerivad suhted Iisraeliga. Siin on probleem. Saudi Araabia on viimase aasta jooksul avalikult just sellest loobunud. Nad on kritiseerinud Araabia Ühendemiraate Iisraeliga suhete normaliseerimise eest. Nad on otsinud kontakti Iraaniga. Nad on kõigile öelnud, et ükski tuumalepe ei ole väärt Palestiina arvelt kompromisse teha. Miks siis nii? Kas Trump seaks kõige väärtuslikuma pakkumise tingimuseks midagi, mille Saudi Araabia just tagasi lükkas? See ei tundu loogiline, välja arvatud juhul, kui toimub midagi muud, midagi suuremat. Täna analüüsime, mis just juhtus ja miks see võib tegelikult olla geniaalne. Ja mida see meile ütleb selle kohta, kuidas Ameerika kavatseb jääda Lähis-Idas oluliseks, ilma et Ameerika sõdurid peaksid järgmises sõjas tegelikult võitlema. See on Meet Your Occasion JNS TV-s. Läheme kohe asja juurde. Viimaste kuude jooksul on maailmale saanud selgeks, kui oluline on Lähis-Ida majandusliku julgeoleku jaoks. Sellega algas võidujooks, et võita peamiste mängijate poolehoid. Saudi Araabia, millel on tohutu piirkondlik mõju, muutus äkitselt erakordselt oluliseks. Kes iganes ehitab Saudi Araabia tuumaprogrammi, saab järgmise 100 aasta jooksul kuningriigi üle mõjuvõimu. Reaktorilepingud tähendavad täielikku varustamist, hooldust, inseneritööd, koolitust ja regulatsiooni. See on sisuliselt kindlustatud sajandipikkune suhe ja see on miski, mida USA tõesti tahab. Kuid nad ei ole ainsad. Ka Venemaa ja Hiina võistlevad selle partnerluse nimel. Venemaa ehitab reaktoreid Egiptuses ja Türgis. Hiina riiklikud tuumaettevõtted rajavad projekte kogu Pärsia lahe piirkonnas. Ja kui Venemaa jõuab Saudi Araabiasse esimesena, siis on Moskval järgmise 100 aasta jooksul võtmed Saudi Araabia ja nende energiarajatiste juurde. Vene insenerid Saudi rajatistes, Venemaa järelevalve olulise infrastruktuuri üle, Venemaa mõjuvõim kuningriigi üle. Ja me kõik teame, mida see tähendab. Muide, sama kehtib ka Hiina kohta. Peking on juba vahendanud 2023 aasta Iraani ja Saudi Araabia leppimist. Nad positsioneerivad end uueks julgeoleku vahendajaks Pärsia lahe piirkonnas. Ja Ameerika vaatenurgast ei seisne asi ainult selles, kas Saudi Araabial peaks olema tuumaenergia. See on küsimus selles, kas Ameerika, Venemaa või Hiina saavad kujundada Saudi Araabia ehk Lähis-Ida tulevikku. Ja võimalus sekkuda sulgub kiiresti. Trump tegutses nüüd, sest tal polnud muud valikut. Aga miks Saudi Araabial üldse oleks vaja tuumatehnoloogiat? Esiteks sellepärast, et nende majandus on kokku varisemas. Visioon 2030, suur mitmekesistamise projekt, mis pidi muutma Saudi Araabia naftariigist kaasaegseks majanduseks, on takerdunud. 2026 aasta esimeses kvartalis oli neil $34 miljardi suurune eelarve puudujääk. Naftahinnad lihtsalt ei anna neile enam seda puhvrit, millega nad harjunud on. Nad peavad ehitama soolavee magestamise tehaseid, andmekeskusi ja tööstustsoone ning kõik see vajab energiat, millest tuumaenergia võib tõesti abiks olla. Aga see on vaid osa majanduslikust puslest. Tõeline probleem on Iraan, nagu alati. 2022 aastal tegi Saudi kroonprints Mohammed bin Salman selle selgeks ja ma tsiteerin, kui Iraan saab tuumarelva, siis saame meiegi. Ta kirjeldas olukorda Lähis-Idas, mida ta ette näeb. Kui Iraan relvastub, siis teeb Saudi Araabia seda samuti, vajadusest tingituna. Muidugi töötab USA sellele vastu. Nad ei taha, et Iraanil oleks tuumaprogramm. Kuid nähes, et see pole sugugi lihtne ega sujuv protsess, ei panusta nad ainult sõjale. Saudi Araabia tunneb end ümberpiiratuna. Neid ümbritsevad Iraani toetatud relvarühmitused. Jeemenis Houtid, kes tulistavad rakette nende naftarajatiste pihta. Hezbollah Liibanonis, relvastatud rühmitused Iraagis. Kõik Iraani poolt relvastatud ja rahastatud. Nad vajavad paremat heidutust. Nad olid lootnud USA-le, kuid näevad, et sellest ei piisa. 2023 aastal proovisid nad Hiina varianti. Peking vahendas Iraaniga kokkuleppe diplomaatiliste suhete taastamiseks. Äkitselt pärast aastakümneid vaenlasteks olemist suruvad nad kätt. Saudi Araabia mõtles, et võib-olla see lõpetab konflikti, võib-olla saab Pekingist uus julgeoleku vahendaja. Aga mis juhtus? Iraani relvi jõudis jätkuvalt hutideni. Rünnakud laevandusele Pärsia lahes ei lakanud. Peking võib vahendada rahuläbirääkimisi, kuid nad ei suuda rakettide eest kaitsta. Ja Peking ei saa jagada luureandmeid. Ning Peking ei saa integreerida õhutõrjet varajase hoiatuse süsteemidega. Nii et aastaks 2025 on Saudi Araabia tõelises kitsikuses. Nad vajavad tuumatehnoloogiat, nad vajavad kaitsesüsteeme, nad vajavad majanduspartnereid. Nad peavad olema osa ülemaailmsetest kaubandusvõrgustikest rohkem kui praegu ja Iraanilt või Hiinalt nad seda ei saa. Nii et nad on isoleeritud ja meeleheitel. 2026 aasta aprillis hakkavad asjad muutuma. Pärast seda, kui USA ja Iisrael viisid läbi sõjalisi operatsioone Iraani vastu, alustas Teheran oma suurimat otsest rünnakut Saudi Araabia territooriumile alates Saddam Husseini Scud-rakettidest 1991 aastal. Mitmed Iraani raketid tabasid Saudi naftarajatisi, põhjustades $10 miljardite ulatuses kahju. Ja kuidas Saudi Araabia reageerib? Avalikult nad eriti ei reageeri. Nad esitavad rituaalseid hukkamõisteid Iraani aadressil. Nad kutsuvad Iraani suursaadiku kohtumisele.
Nad keelduvad tegelikult sõjaliselt vastamast, mis on märkimisväärne. Kui Iraani välisminister helistas 5 laheäärse riigi juhtidele relvarahule järgnenud hommikul, ainult Saudi Araabia võttis kõne vastu ja ainult saudid vastasid telefonile. Loomulikult teevad nad seda kõike Palestiina toetuseks ning on Iisraeli ja eskalatsioonide vastu. Aga nad jälgivad, mis toimub Araabia Ühendemiraatides ja teavad, et Araabia Ühendemiraate kaitseb Iisraeli luure ning Ameerika õhutõrjesüsteemid aitavad kaitsta Saudi naftarajatisi. Nad teavad, et Abrahami lepingute võrgustik võiks potentsiaalselt toimida. See võiks neid reaalajas kaitsta. Ja seetõttu ütles Saudi Araabia avalikult, et nad ei kavatse sõjaliselt vastata, et kaitsta oma magestustehaseid. Kuid tegelik olukord on selline. Saudi Araabia teab, et nad peavad sõltuma Iisraeli ja Ameerika võrgustikust, millele nad avalikult vastu on. Oluline taristu, mida kaitseb partnerlus, millega nad keeldusid liitumast. Ja Trump teab seda. Tõestus, et Saudi Araabia tegelikult vajab seda, mida Iisrael ja Ameerika pakkuda saavad. Tõestus, et ametlik partnerlus, mida Saudi Araabia väldib, on täpselt see, millest nende ellujäämine sõltub. Trump vaatas olukorda ja nägi võimalust survet avaldada. Saudi Araabia ütleb, et nad ei taha Iisraeliga koostööd teha, aga Saudi Araabia peab Iisraeliga koostööd tegema. Nende majandus vajab seda, nende julgeolek vajab seda, nende ellujäämine vajab seda. Neid võiks kaitsta süsteem, millega nad avalikult ei liitu. Nad saavad luureandmeid Ameerika vahendajate kaudu, mida nad võiksid otse Iisraelilt saada. Nad on isoleeritud mõnest ülemaailmsest kaubateest, millele nad võiksid ligi pääseda Iisraeli sadamate ja koridoride kaudu. Ja Trumpi pakkumine on lihtne. Ma tean, mida te tegelikult vajate. Mitte seda, mida te avalikult ütlete, et tahate. Seda, mida te tegelikult vajate. Tuumareaktorid, integreeritud julgeolekusüsteemid, majanduspartnerlused, juurdepääs Iisraeli luurele ja tehnoloogiale, mida te praegu saate ainult Washingtoni kaudu. Kogu pakett. Ja see kõik võib olla teie oma. Aga sissepääsu hind on see, et te liitute ametlikult ja avalikult Abrahami lepetega ning rajate Lähis-Idale uue tee. Enam ei teeskle. Te pühendute partnerlusele, millest oleksite võinud juba ammu kasu saada ja millest me kõik kasu saame. See on geniaalne mõjutusvahend, sest ta ei ähvarda seda, mida nad tahavad. Ta pakub seda, mida neil tegelikult vaja on ja paneb nad selle eest maksma oma poliitikaga ning aitab neil ummikseisust välja tulla. Nad ei saa lihtsalt Iisraeliga kokkulepet sõlmida. Saudi Araabia on sellele peaaegu täielikult vastu, kuid nad võivad selle kompromissina sisse tuua, et anda saudidele seda, mida nad tahavad. Olla turvalised, kindlad ja tugevaim tegija Lähis-Idas. Mida täpselt Trump siis pakub? 1, 2, 3 leping on ametlik termin aatomienergia seadusest. Põhimõtteliselt on see leping, mis ütleb, et USA annab tuumatehnoloogiat, reaktoreid ja kütust, aga vastutasuks Saudi Araabia nõustub mitte rikastama uraani oma territooriumil ega töötlema plutooniumi ümber. Ja siin on põhjus, miks see oluline on. Uraani rikastamine on tehniline protsess, mis eraldab uraani isotoope. Kui rikastad uraani madalale tasemele, ütleme 3–5%, siis saad sellega toita reaktoreid. Sul on nüüd tohutult energiat, aga sul ei ole tegelikku tuumarelva võimekust. Kui rikastad seda 90%-ni, siis oledki tuumarelvade loomise juures. Ainult 5 riiki maailmas rikastavad uraani ilma, et neil oleks tuumarelvi. Ja see on tahtlik, sest kui tehnoloogia on selgeks saadud, on relvastamine vaid otsuse küsimus. Trumpi leping sisaldab 2-aastast uuringut selle kohta, kas rikastamistehas on Saudi Araabias majanduslikult tasuv. Ja kui see on, siis on Saudi Araabial 10 aastat keelatud iseseisvalt uraani rikastada. Aga siin on üks konks. Leping ei nõua, et Saudi Araabia allkirjastaks lisaprotokolli, rahvusvahelise kokkuleppe, mis annab inspektoritele õiguse otsida kõikjal, igal ajal, ette teatamata. Ilma selleta saavad inspektorid kontrollida ainult neid kohti, mida Saudi Araabia ise deklareerib. Salajasi rajatisi võiks nad peita. Ja see ongi risk. Donald Trump panustab sellele, et Saudi Araabia pühendumus Abrahami kokkulepetele, ametlik, avalik ja siduv suhe Iisraeli ning lääne väärtustega kaalub üles rikastamisega seotud kaitsemeetmed. Nii et kuidas see toimiks? Viimaste kuude jooksul on Saudi Araabia õppinud midagi, mida ta tegelikult tunnistada ei taha. Sa ei suuda moodsat majandust rakettide ja droonide vastu üksi kaitsta. See võtab aastaid. Sinu naftarajatised, soolavee magestamise tehased, sadamad, lennujaamad, maine, andmekeskused. Kõik need on osa programmist Visioon 2030. Kõik need on nüüd püsivad sihtmärgid, kui Iraan otsustab neid rünnata ja nad suudavad seda teha. Iisraelil on toimivad süsteemid. Arrow ballistiliste rakettide tõrjesüsteem kaugmaa ohtude vastu, Taavetilink keskmise ulatusega ohtude jaoks, radarivõrgustikud, varajase hoiatuse süsteemid. Nad on veetnud aastakümneid neid Iraani ohu vastu täiustades. Aga siin on probleem. Need süsteemid ei aita Saudi Araabiat, kui puudub otsene koostöö. Ja otsene koostöö tähendab otsest suhet ning otsene suhe tähendab normaliseerimist. Ja siis on veel lõunapoolne oht. Houthid, keda toetab Iraan ning kes on varustatud Iraani rakettide ja droonidega, ohustavad laevandust Bab el-Mandebi väinas. Nad ohustavad Saudi Araabia infrastruktuuri Punase mere ääres. Iisrael on juba alustanud Somaalimaa tunnustamist ja luurevõrgustike arendamist Pärsia lahe piirkonnas, eriti just Houthide ohuga tegelemiseks. Saudi Araabia võitleb samuti Houthidega, kui teeb seda eraldi. Kui nad normaliseerivad suhted, muutub see äkitselt ühisoperatsiooniks, jagatud luureks, koordineeritud rünnakuteks, palju tõhusamaks ja kõik saavad kasu. Ja siis on muidugi ka majanduslik pool. Saudi Araabia tahab mitmekesistada oma majandust.
Visioon 2030. Eesmärk on luua majandus, mis ei sõltu täielikult naftast, kuid seda ei saa teha, kui oled isoleeritud. Sul on vaja kaubanduspartnereid, sa pead olema osa globaalsest tarneahelast ja Abrahami kokkulepped loovad selle majanduskoridori. Muidugi on olemas ka India, Lähis-Ida, Euroopa majanduskoridor, IMEC, mis on praegu takerdunud, sest Saudi Araabia ja Iisrael peavad selle toimimiseks koostööd tegema. IMEC võimaldaks põhimõtteliselt asju sellelt maailmajaolt Euroopasse transportida ilma Iraanita. Ja see, nagu me kõik teame, oleks väga-väga oluline. Kui saabub rahu, liigub see edasi. Saudi Araabia liitub. Nad saavad otsekaubateed läbi Iisraeli, Euroopasse ja Aasiasse. On olemas tegelikud infrastruktuuriühendused, mis seovad neid ülemaailmse majandusega. Trumpi administratsiooni seisukoht on põhimõtteliselt see, et teil on vaja Iisraeli tehnoloogiat kaitseks, teil on vaja Iisraeli sadamaid ja logistikat kaubanduseks, teil on vaja Iisraeli luuret Houthi operatsioonide jaoks, te saate sellest juba mitteametlikult kasu. Miks mitte see ametlikuks muuta? Liituge Abrahami lepetega avalikult. Ja vastutasuks annab Ameerika teile tuumaleppe, integreeritud julgeoleku, majanduspartnerluse, kõik, mida te tegelikult proovite üles ehitada. Ja kuigi see kõlab nagu suurepärane pakkumine, on siin midagi, mida tuleb mõista. Islaamistlikule üksusele tuumavõimekuse andmine on risk. Saudi Araabial on ajalugu, kus nad loobuvad kohustustest, kui see on neile mugav. Pärast 2006 ja 2024 aasta sõdu Hezbollah'ga lubas Liibanon relvidustada selle relvarühmituse osana relvarahust. Saudi Araabia toetas seda, sest nad soovisid Hezbollah'ad nõrgestada. Ja mis juhtus? Liibanon ei relvitustanud kunagi Hezbollad. Selle asemel võtsid nad kõik Iisraeli järeleandmised endale. Nad lasid Hezbollah'l uuesti relvastuda. Aga lisaks sellele, et nad võivad olla lihtsalt heitlikud, on Saudi Araabia praeguse poliitilise olukorra ja majanduse allakäigu tõttu riigipöörded Lähis-Idas väga tuttavad. Tulevik pole kunagi kindel ja tuumavõimekuse andmine üksusele, kes võib sinu vastu pöörduda, on riskantne. Selle riski õigustamiseks tahavad USA kindlust, et Saudi araablased on pühendunud lääne väärtustele, et nad oleksid seotud liitudega lääne ja selle liitlastega nagu Iisrael, et nad ei pööraks sellele nii kiiresti selga. Ja on veelgi keerukusi. Näete, kroonprints bin Salman vajab kodumaal võitu, aga tema rahvas on Palestiina pärast maruvihane. Palestiina toetamine on tõeline, Iraani ohud on samuti reaalsed ja majanduslik meeleheide on samuti tõeline. Kas see oleks üldse võimalik? Noh, ta ei saa lihtsalt sõrmi nipsutada ja avalikku arvamust muuta. Kui ta surub normaliseerimisele liiga kiiresti, liiga avalikult, ilma õige raamistikuta, ta riskib sisemise ebastabiilsusega. Ta riskib näida, nagu müüks ta end Iisraelile maha ajal, mil tema riik majanduslikult kokku kukub. Nii et Trump pidi looma nii hea pakkumise, et inimesed saaksid seda õigustada ja ta ise saaks seda oma rahvale õigustada. Mitte ainult kui normaliseerimist Iisraeliga, sest see on ilmselgelt endiselt poliitiliselt vastuvõetamatu, vaid kui pääsme hinda suurele kokkuleppele. Jah, me liitume Abrahami lepetega, aga me saame Ameerika tuumareaktorid, integreeritud julgeoleku maailma kõige arenenumate kaitsesüsteemidega, juurdepääsu majanduskoridoridele, koha uue Lähis-Ida korra laua taga ja vastutasuks me kaitseme oma rahvast, oma majandust ja meie piirkonda Iraani ohtude eest. USA saab liitlase, tugeva liitlase ja on seotud kokkuleppega, aga mis veelgi tähtsam, ei toetata vaenlasi. See on geniaalne ja võimas samm, kuid see pole sugugi kindel. See sõltub sellest, kas kroonprints on valmis kodus poliitilist võitlust pidama ja pole mingit garantiid, et ta seda teeb või et ta suudab selle isegi võita, kui ta proovib. Ja siis on muidugi kongress. Atomienergia seaduse kohaselt peab see kokkulepe läbima 90-päevase kongressi läbivaatamise perioodi. Selle aja jooksul saavad seadusandjad esitada tauniva ühisresolutsiooni, et see blokeerida. Millised on kongressi mured? Kongressil on 3 peamist probleemi. Et kokkuleppel puudub tegelik kontrollivõime ilma lisaprotokollita. Saudi Araabia loobus just normaliseerimisest Iisraeliga, muutes nad ebausaldusväärseks tuumapartneriks. Nad lihtsalt muutsid oma meelt. Ja rikastamistehnoloogia on olemuselt kaheotstarbeline, otsene tee tuumarelvastamiseni. Need mured võivad ühendada nii vabariiklasi kui ka demokraate piisavalt, et kogu kokkulepe sisuliselt blokeerida. Aga kui nad teavad selle eeliseid, see võib siiski toimida. Siin on mida jälgida järgmise 90 päeva jooksul ja edaspidi. Esiteks, kas Saudi Araabia annab ametliku lubaduse liituda Abrahami kokkulepetega? See on peamine proovikivi. Ainult vihjetest normaliseerimisele või vaiksetest kokkulepetest ei piisa. Trump ajab ametlikku teadet, et Saudi Araabia on valmis seda tegema. Ja kui kroonprints MBS selle välja kuulutab, on kongressil tõenäoliselt lihtsam tuumatehing heaks kiita. Aga kui ta kõhkleb, kui ta ütleb, et tal on vaja rohkem aega või kui ta üritab sellest mööda laveerida, siis on see märk, et see ei pruugi nii sujuvalt minna. Teiseks, mida teeb kongress 90-päevase ülevaatuse jooksul? Vabariiklased ja demokraadid esitavad raskeid küsimusi lisaprotokolli ja rikastamistehnoloogia kohta ning selle kohta, kas me saame Saudi Araabiat usaldada. Tõsiasi, et kontrolli ei toimu, on ilmselgelt probleemne ega näita head tahet. Kui ärakuulamised toovad esile tõsiseid kaheparteilisi muresid, võib kongress selle blokeerida. Pöörake tähelepanu sellele, kes sõna võtavad ja mida nad ütlevad. Jälgige 3. punkti. Kuidas muutub Saudi Araabia avalik arvamus? See on kõige raskem muutuja, mida jälgida.
Kui Saudi riigi meedia hakkab normaliseerimist seletama kui julgeolekuvajadust Iraani vastu, siis valmistab kroonprints oma rahvast selleks ette. Kui retoorika jääb endiselt tugevalt Iisraeli vastaseks, kui ta avalikult kõhkleb, siis on see märk, et ta ei ole valmis kodumaal poliitilist võitlust alustama. Ja muidugi, 4. punkt. Kas Saudi Araabia peab salaja läbirääkimisi Venemaa või Hiinaga? Kui Hiina tuumaettevõtted äkitselt teatavad uutest projektidest Saudi Araabias või kuulete tehingust Venemaaga, see on märk sellest, et Saudi araablased hoiavad oma võimalused avatuna. See tähendaks, et Trumpi mõjuvõim on nõrgem kui arvame ja nad ei ole täielikult pühendunud. Ja muidugi, minu arvates kõige olulisem, me peame jälgima 5. Iraani reaktsiooni. Iraan jälgib seda väga tähelepanelikult. Kui nad suurendavad rünnakuid Saudi Araabia või hutide vastu, et karistada igasugust liikumist normaliseerimise suunas, see tegelikult tugevdab Trumpi argumenti. Suurem oht tähendab suuremat vajadust Iisraeli partnerluse järele. Aga kui Iraan äkitselt teeb järeleandmisi või võtab Saudi Araabiaga suuna diplomaatiale, nad püüavad kuningriigi lepingust eemale tõmmata. Me juba teame, et varem 7. oktoobri rünnak korraldati osaliselt selleks, et peatada Saudi Araabia ja Iisraeli kokkulepe. Neile see ei meeldi, nad kardavad seda. Ja see hirm ongi see, millele nad võivad reageerida, kui nad arvavad, et see tõesti juhtub. On ka teisi asju, mis võivad seda mõjutada, näiteks Iisraeli avalikud avaldused. Neil on selle kokkuleppe kohta oma arvamus. Nad tahavad rikastamisele rangeid tingimusi. Nad tahavad Saudi Araabialt selgeid julgeolekugarantiisid. Kui Iisraeli ametnikud hakkavad avalikult kurtma, et leping on liiga nõrk, võib see tähendada võimalikke probleeme Abrahami kokkulepete raamistikus. Kõige suurem küsimus on kroonprints Mohammed bin Salmani järgmine samm. Kas ta astub avalikkuse ette? Kas ta külastab Washingtoni? Kas ta peab kõne piirkondlikust koostööst Iraani ohtude vastu? Tema tegevus järgmise 30 päeva jooksul näitab meile, kas Trumpi mõjuvõim tegelikult töötab või kas Saudi Araabia valmistab ette lahkumisstrateegiat. Trump panustab praegu 3 asjale. Ta usub, et stiimulid on tugevamad kui ideoloogia, et hirm kaotada Ameerika toetust on tugevam kui hirm avaliku arvamuse ees ning et kui pakkuda riigile seda, mida ta hädasti vajab, mitte seda, mida ta ütleb end soovivat, siis nad teevad raske valiku ja pühenduvad. Ta usub, et tuumareaktorid, integreeritud julgeolek, majanduspartnerlus ja juurdepääs tehnoloogiale ning võime võita Iraani on piisavad, et panna kroonprints Mohammed bin Salman kodus poliitilist võitlust pidama. Ta usub, et Abrahami kokkulepete võrgustik toimib, et kui piirkondlikud suurriigid on tehnoloogia, luure ja majandussidemete kaudu omavahel seotud, siis see seob neid pikaks ajaks. Nad jäävad pühendunuks. Ja tal võib olla õigus. Piirkondlikud suurriigid on varemgi suunda muutnud. Egiptus pöördus NSV Liidust Ameerika poole. Araabia Ühendemiraadid normaliseerisid suhted hoolimata aastakümnete pikkusest Iisraeli vastasest meeleolust. Ja Saudi Araabia võiks samuti seda teha. Või võib Trump eksida. Saudi Araabia võiks saada reaktoritehingu ja siis vaikselt tagasi Iraani poole liikuda. Nad võiksid uraani salaja rikastada. Nad võiksid kasutada tuumatehnoloogiat pigem mõjuvõimu saavutamiseks kui kaitseks. Nad võiksid teha avalikud lubadused ja siis hakata endale taganemisteed jätma kohe, kui Trumpi tähelepanu mujale pöördub. Kõik need on võimalikud variandid ja me hakkame seda väga-väga hoolikalt jälgima, sest see võib olla vahe, kas Lähis-Ida liigub rahu poole või muutub olukord veelgi keerulisemaks. Järgmised 90 päeva näitavad meile, mis juhtuma hakkab. Mina olen Aija Jerke ja kohtume järgmisel korral.